Kolgaranna kuulsaim Piirituse kuningas Eduard Grönström pärit Kolga aablast kaldatalust. Vaese kaluri poisina sõitis ta siis salaja kalalaevaga Soome, sealt edasi Rootsi ja Taani ja kogus siis tasapisi raha, kui saatis koju emale. Ema raha ära ei kulutanud, pani kõik oma poja teenitud sendid siis kõrvale ja kui poeg tuli koju tagasi, siis oli tal algkapital olemas ja temast sai Eesti mõjuvõimsaim Piirituse kuningas, kes omas kõrghetkel 8 laeva ja tema varandust on hinnatud 8 miljoni sendini ja oli ta mitte ainult rikas, kui ta oli ka mõjuvõimas poliitikas, igas asjas kaasa rääkija. Temaga juhtus siis autoavariide hukkus 1932. aastal 23. juulil Tallinn-Viljandi maanteel. Et Piiritseveoga siis niimoodi, et siin on tegelikult väga hea foto, et kuidas mehed läksid siis oma Piirituse koormaga Soome poole ja siin on näha foto pealt ka need suured Piirituse kanistrid ja oma purjepaadi või siis mootorpaadi taha käis tegelikult selline saba, mille kohta öeldi torpeedo. Need olid laotud siis tipp üksteise järgi, see saba oli päris pikk ja raskuseks olid soolakotid ja tegelikult üle mere oli ju kaugele näha, kui piirivalve hakkas tulema. Mehed nägid, piirivalve tuleb, siis kirvega raiuti läbi see saba ja see uppus ära, sool vedas selle põhja. Nüüd tegelikult mehed teadsid väga hästi, et kui ruttu see sool sulab ja selleks ajaks tuldi tagasi, kui see torpeedo kerkis pinnale. Mehed võtsid oma koorma ja läksid Soome ja sellega siis rikastuti. Aga siin on näha tegelikult meil muuseumis on sellised huvitavad rekvisiidid, et inimeste kavalusel ei ole olnud piire. Et kuidas on kasutatud, näiteks kui vana läks oma tavalise aerupaadiga, läks ka Soome, siis tal tasus võtta näiteks selline kanister, mis siis käis tal õlma alla. Vanamees istus ja aerutas, ta pani selle kanistri endale siia ilusasti jaki alla, see ei paistnud välja ja sellises kanistris on täpselt 8 liitrit alkoholi. See on siis ära mõõdetud. Ega see ei olnud veel kõik. Tema naine istus siis teiselt pool, tema vastas ja temal olid siis sellised siis kanistrid ja siin on täpselt liiter, ma mõõtsin selle ära ja see käis siis nüüd ilusasti täpselt samamoodi õlma alla ja sellega kokku siis oli nendel 10 liitrit alkoholi, kui mindi siis Soome. Et ma loomulikult ei tea, mis see maksis, aga see tasus võtta see kaasa. Minu vanaema ja vanaisa, need ei sallinud seda Piirituse vedo, et siia pidi olema ülekohtune asi. Aga siia Piirituse kuningas või siia Eduard Grönström, siia oli minu vanaisa vennapoeg. Kalda Jeedi.